aasta 92 elasin New Yorgis. Jalutasin koju läbi Keskpargi ja seal oli parasjagu toimus mingi tasuta kontsert, läksin hiilisin ligi, et mis seal toimub. Seal toimus see, et Kronos kvartett esitas John Cage'i loomingut ja näe imet, vanameister John Cage ise ka istub laval. Ta küll ise midagi ei mänginud alguses, ainult istus ja kuulas, aga valgustunud inimest on ka vaikivana väga ilus vaadata. Siis ta vabandas, et tal on tervis natukene kehva, et ta ei tunne ennast üldse hästi, et ta külmetus, sest ta käis Bratislavas külas ühel oma sõbral Milanil ja sai seal ikka rängalt külma ja tunneb ennast üsna kehvasti. Ja seejärel esitas oma loo, see kontsert läbi ja paar päeva hiljem ma lugesin ajalehest, et John Cage on surnud. Nii et sattusingi kogemata ta viimasele kontserdile üldse. Ja siis läks mööda umbes 10 aastat. Ja kui ma tegin Bratislavas oma veeuputuse näitust, ma olin just näituse üles pannud, läksin südalinna poole, vana linna ja mõtlesin, et huvitav, et kust nüüd sihukest head seltskonda leida, kellega oleks mõnus õlut rüübata. Ja nägin järsku ühel tänavaristil seismas ühte kõhne karvast vanameest. See oli ka kergelt vintis, kõikus nagu tolmukas tuules või nagu hullusärgi käis. Ma vaatasin, see on minu inimene. Ja viis mind endaga koos sealsesse kirjanike klubisse, kus siis rüüpasin õlut, kus selgus, et tema nimi on Milan Adamczak, et ta on Slovaki helilooja, muusik, dissident ja teoreetik, kes muu hulgas oli pärast Praha kevadet teinud sellise protestikontserdi, kus ta löökpilli mängijad viis siseujulasse, pani nad vee alla. Nii et kontsert peeti vee all ja publik siis selleks, et kuulda, mis muusika on, pidi olema 4 käpakil seal basseini ääres ja panema kõrva vette. Ja siis selgus ka see, et see Milan Adamczak on John Cage'i õpilane. Ja mis veel kõige naljakam, tema oligi see sama Milan, kellel oli John Cage külas käinud vahetult ennem surma Bratislavas, kus ta oli saanud külma ja pärast ära koolenud. Ja võt, see lugu nüüd sellest, mismoodi John Cage ja Milan Adamczak minu sees kokku said, illustreerib natukene ühte Kurt Vonneguti teooriat karassidest. Sellest, kuidas inimesed, kes muidu kunagi ei peaks kokku saama, saavad alati ja igal juhul kokku tingimusel, et nad kuuluvad samasse karassi. Ja karass on Vonneguti meelest selline asi, mis seob inimesi, keda mitte miski muu kuidagi moodi ei seo. Ainult kuulumine sellesse karassi. Ja samasse karassi kuuluvad inimesed, nagu mu lugugi illustreerib, kohtuvad alati, igal juhul ja vääramatult, asugu nad kas New Yorgis, Bratislavas või Tallinnas.